Tere tulemast tagasi minu kanalile. Ühesõnaga, kunagi ma tegin siukse video nagu Drunk Q&A. See oli esimene video minu drunk videote seeriast. 2,5 aastat tagasi, seal on 68 000 vaatamist. Seega siin on nüüd järg Drunk Q&A 2. Cheers, motherfucker. Kuidas elu läheb? Elu läheb hästi. Kas sa olid karvastes ja kosilastes? Karvastes ja kosilastes? Karvastes kosilastes? Võib-olla oli, võib-olla ei olnud. Mis siis? Tundsite ära või? Kas oled oma eluga rahul? Alati saaks paremini, aga hetkel on täitsa tore. Mis on sinu lemmik e-pood? Toolskill. Lemmik koks? Mojito. Kas su fännid on sind stalkinud? Jah, on küll. Kas tulemus on kolimisvideo ka? Ma filmisin selle kolimisvideo jaoks täpselt ühe klipi, seega seda videot ilmselt nagu ei tule. Lemmik meigifirma? NYX, NOX või siis Urban Decay. Kui kaua võtab tavaliselt aega meigi tegemine? Sõltub meigist, kui ma teen siukse meigi nagu suure meigi, siis umbes tund aega. Mida oled sotsiaalmeediaga tegeledes kõige rohkem õppinud? Et ära ütle kõike, mida sa mõtled. Lihtsalt ära. Ma mõtlen selle all just nagu mingi arvamuse avaldamist, nagu no need for that, et vahest on parem, kui sa hoiad oma arvamus enda teada. Top 3 lemmikumat Eesti klubi. Kas sa nüüd mõtled jalgpalliklubi või korvpalliklubi või ööklubi? Kui ööklubi, siis Hollywood Shooters Studio. Kui vana? 21. Ajasid siiliks või ei ajanud? Mis on esimene asi, mida sa teed, kui eriolukord lõpeb? Ole terve, ole sa ka terve. Ma arvan, et ma lähen kuhugi väga heale peole või midagi siukest. Või siis kuhugi vesipiipubaari lihtsalt vesipiipu tõmbama ja sõbrannadega chatima. Kas näed oma elu tulevikus ka Eestis või kuskil mujal? No offense to anyone, mulle meeldib Eesti kui maa, kui riik, aga personaalsetel põhjustel pigem tahaksid ära minna. Mis on kõige lahedam / normaalsem suveüritus sinu arvates Eestis? Mulle ei meeldi üritused. Ma tegelikult väga ei käi üritustel. Viimased nagu üritused, ma mõtlen nagu suured üritused, kontserdid, festivalid. Ma olen läinud lihtsalt sellepärast, et ma olen saanud kutse, muidu mind sinna ei tirita. See ongi, kui ma saan selle kutse, siis kõigepealt ma pean seda saama vähemalt nädal aega enne, kuna siis ma veel jõuan mentaalselt ennast prepareerida. Kui ma saan kutse paar päeva enne, siis ma ilmselt ei lähe, kuna mul oli see teema juba varem, et mulle ei meeldi väga rahvarohked kohad. Ma olen paranoiku, et ma terve aja näiteks, kui mul on seljakott või kott, mul on kogu aeg käsi kotti peal, ma kardan, et keegi varastanud midagi ära. Või siis lihtsalt on palju inimesi, eriti kui on nagu mingi pühakas või võsu, et on nagu palju purjus inimesi. Siis kui ma ise olen kaines, siis mingid mehed tikuvad peale, siis tegele nendega, ütle viisakalt ei, kui viisakalt ei ütle, siis vaata, et sa molli ei saa. Lisaks ma olen mingil määral kontroll- ja puhtuse freak ja näiteks kui keegi ajab oma joogi mulle peale, siis mul on nagu tuju automaatselt nullis, kuna nagu pluss kui on näiteks sitt ilm, näiteks vihma sajab või kui on mudane ja mu tossud saavad mustaks. Et nagu ma ei ole sellepärast festivalid inimene, kuna mulle räägime kord ja siuke nagu rahulikum meeleolu. Pluss viimastel aastatel on see, et iga kord, kui ma käin kuskil suuremal üritusel, ma ei tohi väga palju juua. Nagu mitte, et ma teeks midagi väga lolla purjus peaga, pigem on see, et siis hommikul ma tean, et ma ei teinud midagi lolla purjus peaga. Kuna kui sa oled kas või natukenegi rohkem tuntud, siis inimesed tunnevad väga palju ära ja sa pead hoidma mingil määral oma mainet või reputatsiooni. Noh, samas who the fuck cares on ju, tee mida sa tahad, aga mul on lihtsalt see, et kuna ma tean, et ma olen ja ma tean, et see pihv seal nurgas praegu räägib oma sõbrannale ja näitab näpuga, et see on see nii pita ju, siis see veits tekitab anxiety't ja ma olen rohkem alert ja see on mentaalselt lihtsalt väga-väga kurnav olla siukestes suurtes üritustes. Kõige lahedam või normaalsem, ma ei teagi. Mitte ükski nendest üritustest ei ole normaalne, aga nagu ausalt öeldes weekend, aga weekendit enam ei ole. Palun tooge tagasi weekend. On olnud sul sõpru, kes on sinuga sõbrad ainult sellepärast, et oled kuulus? Oi jah, on küll. Isegi ebameeldivalt palju. Ja siis ongi, et täiega paljud inimesed tahavad nüüd minuga sõpradeks saada. Ja ma olen alati kõigiga väga tore, aga ma ei saa 90% neist usaldada. Kuna pooled neist näiteks ongi see, et lihtsalt tulevad minu juurde nagu ma sa oled nii amazing ja literally 10 minutit hiljem räägivad oma sõbrannale, et see on see. Nagu kõik on lihtsalt nii kahepalgelised. Väga hull. Ma ei tea, kas nagu kõik see mingi feimi värk toob inimestes lihtsalt nagu kõige hullemad
isiksuse omadused esile. Kas su fännid ajavad su vahepeal närvi? Ma võin öelda, et mu fännid ei aja mind närvi. Aga inimesed, kes mind jälgivad ja peavad vajalikuks kogu aeg mulle kirjutada, mida nemad arvavad, see jääb küll närvi. Näiteks ongi, keegi kuskil kirjutas mulle jälle, et mingi vabandust teravate sõnade eest, aga et ma olen nii pettunud, et sa tegid selle OnlyFansi. Sorry, aga kes oled sina ütlema, et sa oled pettunud minus? Ole pettunud, mind ei huvita. You are nobody, nagu miks sa seda mulle tuled ütlema? Mulle ei lähe korda, et sa oled pettunud, kuna ma ei tunne sind, ma ei tea, kes sa oled. Nagu mis see sinu asi on olla pettunud? Who are you? Who are you? Kust sul tuleb see õigus olla pettunud? Ühesõnaga, minu jälgijad ajavad mind küll vahepeal närvi, kuna on osad, kes reaalselt on nii bipolaarsed. Kirjutavad üks päev, et ma armastan sind, siis teine päev mingi tapa ära ennast. Ma ongi nagu, mis toimub lihtsalt. Kas kahetsed seda, et alustasid OnlyFansiga või oled rahul sellega? Ma olen rahul sellega, aga jällegi see on toonud minu ellu väga palju üllatusi. Esiteks ma ei arvanud, et sellest tuleb siukene skandaal. Seal on miinused, omad plussid nagu iga asjagagi. Samamoodi kui ma alustasin YouTube'iga alguses ilgem nagu skandaal nagu just minu tuttavate ja sõprade seas on ja lõpuks nagu mingi aasta aega kui võttis aega ja siis kõik rahunesid maha ja aktsepteerisid seda. Mulle tundub, et see on jälle samasugune asi. See on väga uus asi. See on räige skandaal, see on nagu palju sa sotsiaalmeedia pealt teenid? Nii palju, et ma ei pea käima tööl. Aga seal on oma tagad. See võtab kogu mu sotsiaalmeedia hetkel, võtab palju rohkem aega kui ükski muu töö, mis ma siiamaani olen teinud, on eales võtnud. See on väga aegavõttav töö, see töö ei tasu ennast üldse ära, nagu jah, ma saan finantsiliselt hakkama, aga ma mõtlen just see vaimne pool, kõik see, mis ma olen pidanud ohverdama selle jaoks, see ei tasu ennast ära. Sa oled armsake ikka, kuule aitäh sulle, sa oled nii nunnu, love you so much, love you too. Mida sa arvad karantiinist? Midagi arva, ma ei tea, stay home, stay safe. Kaua sa umbes keskmiselt oma videoid monteerid? Oleneb videost miinimum siuke 1,5 tundi, 3 tundi ja kõige rohkem, mis ma olen monteerinud ühte videot on olnud 15 tundi, mitte küll nagu in one sitting, aga ja 15 tundi. Millal sa alustasid YouTube'iga? Millal ma alustasin? Ma ei tea ju. Mingi peaaegu 3 aastat tagasi. Mida sa plaanid enda juustega edasi teha? Love your videos. Aitäh sulle! Kui see eriolukord on lõpuks läbi, ma lähen juuksu juurde, ma lasen selle katkis osa ära lõigata ja siis ma jätkan oma curly girl meetodiga. Kas olid kurb või pettunud, kui karvasid kosilased saates sind ei valitud? Ma olin pigem relieved, kuna you will never believe, me filmisime nagu terve päeva. Ja vahepeal, kui toimus selle jänku teidi filmimine, siis ma olin seal võttemeeskonna koobikus. Mina ja see autojuht ja te kujutate ka, mis horror mul seal toimus, kuna nimesid nimetamata üks inimene helistas mulle, kellega ma pidin nagu rääkima tund aega telefonis, kes ajas ma täiesti endast välja. Ja siis ma pidin minema fucking kaamera ette inimesega teidile. Ja nagu ma olin nagu väga stressed out ja seal on paaris kohas kuulda, kuidas mu hääl lihtsalt väriseb ja pluss filmimine nagu see on ju, et kogu võttetiim aitab ja nagu aga proovi öelda seda ja nagu mul oli lihtsalt miljon asja, mis toimus minu peas. Ütlen ausalt, ma absoluutselt ei keskendunud nagu sellele, mida me filmisime, vaid mul oli nagu enda eraelus ja business life'is, mul oli 150 asja, mis toimusid kõik see päev ja ma olin lihtsalt, ma tundsin, et mu aju plahvatavad ja samal ajal ma pidin olema kaamera ees mingi nunnu kiisu, kes on nagu ja kui vana sa oled, kas sa tahad teile minna? Ehk siis ma olin väga relieved, kuna see võttis minult ühe kohustuse ära, et ma ei pea kedagi uut hakkama tundma õppima. Kirjeldama unistuste boyfriendi 5 asja välimuse juures ja 5 asja iseloomu juures. Sorry, aga see on nii lasteaia küsimus. Ei ole olemas sükest asja nagu unistuste boyfriendi. See on täpselt üks nendest asjadest, et ma ütlen lihtsalt, et ta võiks olla pikk ja siis kõik kutid nagu, mis mõttes nagu ma ei saa pikkust muuta ja siis kutid ise nagu, tal peab olema tiss ja perse ja see on ju. Aga las ma üritan siis. Okei, välimuse juures ta võiks olla pikk.
okei, minust pikem ja see ei ole nagu väga raske kriteeriumide täita. Ta võiks olla sportlik, kuna ma ise olen sportlik. Tal peaksid olema suured kintsulihased kui mul ja see on väga raske kriteeriumide täita. 5 asja iseloomu juures. Ausus ja tahtsid rohkem minu soove ei ole. Don't fucking lie to me. Miks tegid OnlyFansi konto? Aga miks mitte? Rauno Raiesmaa küsis, how you doing siis? I don't know, bro. I'm doing pretty good. Ülikaunis oled nagu wow. Aitäh sulle. Kui saaksid valida ühe kuulsuse, kelle parim sõber olla, siis kes ta oleks? Jeffree Star. Kas sul kodus mingi veinikelder või kus sa saad nii palju, et igatu juua? Mul on 24 pood täpselt üle tees, seega käin mitte iga päev oma varusid tähendamas, aga mul on siin juba päris palju algsi kogunenud, isegi ei tea, mis põhjusel, lihtsalt täiesti lambist. Mis su autos sai? On väga hea küsimus. Autole sõideti tagant otsa, selles mõttes, et sellega saab sõita, aga nüüd ongi see, et sellel autol on nii halb karma, kogu aeg sellega midagi juhtub, et ma ausalt öeldes kardan. Ma kardan sellega ringi sõita. Kuidas sa tuled toime kõige sellega, mis maailmas toimub, pluss meediaskandaalid sinust? Nagu te näete, siis tegelikult alkohol ei ole lahendus. See, mis maailmas toimub, see on üks asi. Kui asi nüüd puudutab mind ja minu meediaskandaale, siis tulen toime niimoodi, et ma lihtsalt üritan mitte olla telefonis, üritan mitte lugeda, mida minu kohta kirjutatakse. Ja isegi kui ma satun lugema, siis ma üritan nagu kohe leida mingi asendustegevus. Ongi see, et ma üritan vältida neid hetki, kus ma jään üksinda istuma. Nagu ongi see, ma tahan küll olla üksi, ma näiteks, kõik on muidugi minu pärast mures, inimesed helistavad mulle, tahavad nagu kokku saada, et nad saaks mulle toeks olla, aga tegelikult ma ei suuda olla mitte kellegagi, kuna ma ei taha, et nad näeksid mind siukses positsioonis, kus ma olen haavatav. Seega ma tahan olla lihtsalt üksi, ongi oma kodus, ma lihtsalt olen üksi, mis on ka halb tegelikult, kuna mind ei tohiks jätta üksi siukses olukorras, aga samas ma tahan olla üksi, see on kõik, mida ma tahan. Lihtsalt tahan olla üksi ja mitte ühtegi inimest näha järgmisel 6 aega. Aga ongi lihtsalt see, et I guess inimesed kardavad, et ma võin teha midagi, kui mul on üksi. Aga ongi, mis mind aitab on see, et ma kas teen hullult trenni või ma teen hullult tööd või ma käin ja koristan, ongi, et ma lihtsalt ei istu ühe koha peal, vaid ma kogu aeg tegelen millegagi. Näiteks praegu oli ka, ma pidin tegelikult monteerima, aga siis ma võtsin veini välja, siis ma nagu äkki ma filmin video, siis mul on homme rohkem monteerida. Ehk siis ongi lihtsalt kogu aeg mingi tegevus. I guess mingil määral need tegevused, need viivad mul mütad mujale, aga mingi, et ma pean nagu mentaalselt ka järgi jõudma ja tegelema nende asjadega, aga ma tegelen sellega järg-järgult. Tavaliselt see on öösiti, siis kui ma olen magama, ma korrastan oma mõtteid, ma üritan mõelda, ma olen nagu rahu, see ei loe, mida keegi sinust arvab. Judu, sa oled alati niimoodi teinud. Ongi see, et ma ei saa võita. Just täpselt enne seda OnlyFansi skandaali, mingi 6 aega enne oli see, et nagu mul ei olnud juba pikka aega olnud mingisugust skandaali ja tundus, et kõik on nagu minuga ära harjunud. Et ei olnud enam nii palju neid tapmishäpardusi, ei olnud enam nii palju heiti, ei olnud enam nii palju inimesi, kes kogu aeg ütleksid sitasti. Et mul oli siuke tunne, et nagu jess, ma olen lõpuks võitnud, lõpuks ma meeldin inimestele, äkki nüüd ma saangi teha, mida ma tahan, öelda, mida ma tahan, ma ei pea enam nagu kiki varul käima seal sotsiaalmeedias ringi. Ja see oligi, ma tegin selle ühe asja, mida ma tahtsin teha ja ongi jälle back to ground zero, jälle mingid heiterid, jälle mingid tapmisähvardused. Et see on raske, aga samas ma olen ise valinud selle tee. Et kõik, mis ma teen, on kõigil avalik. Kõik võivad öelda selle kohta, mida nad tahavad. Mis rahustab sind kõige enam, kui mingi kriis või endast välja lähed? Autoga sõitmine. Aitab küll vist või? Aitäh, et vaatasid mu videot. Mis ma istun mees? Aitäh, et vaatasid mu videot. Ma loodan, et said mingeid vastuseid oma küsimustele. Kannatame nüüd koos ära selle eriolukorra. Võib-olla see saab varsti läbi ja saame päriselt jooma minna, onju. Ja kui sa otsid seda märki, et oma juuksed ära värvida või maha lõigata, siis siin on sinu märk. Mine värvi ära ja mine lõika maha. Ma ei käskinud, ma lihtsalt nagu sellise märk, mida sa otsisid, kuna sa juba kaua maanud, kas juuksid värvida või maha lõigata, seega go do it, bitch. Ma armastan teid kõiki ja näeme juba järgmises videos. Joosoga suur aitäh inimesele, kes on mind, miks mul tulevad pisarad silma, kes on mind toetanud juba väga pikalt läbi aastate ja kes toetavad mind ka edasi siis, kui asja, mida ma teen, võib-olla ei lähe kokku nende põhimõtetega, aga nad respekteerivad seda,
et mul on enda põhimõtted ja neil on oma põhimõtted ja et nad ei ole ütlejad, mida ma võin teha või mida ma ei või teha. Ikkagist me kõik nagu võime teha omi asju ja me ei pea iga asja kohta arvamust avaldama, sul võib olla oma arvamus asja kohta, aga kes oled sina kellelegi teisele ütlema, mida tema võib teha või ei või teha. At the end of the day ma arvan, et te tegelikult ei tea mind, te ei tunne mind läbi ja lõhki. Ma näitan sotsiaalmeedias ainult nagu 10% iseendast, ma ei näita ennast lõplikuna, kuna kuidas ma suudaksin see. See on nii palju teistmoodi, kui sa oled kaamera ees ja sa räägid põhimõtteliselt tühjusesse ja sa mõtled sellele, et sul on oma publik, et mida neile, kuidas rääkida, kuidas tavaliselt sinu publik sinu teksti vastu võtab. Sa ütled osasid asju teistmoodi kui muidu. Kui mul oleks praegu siin sõber ja ma räägiksin temaga, siis see vestlus meie vahel oleks 180 kraadi teistsugusem kui minu vestlus praegu kaameraga. Kuna ma tunnen seda sõpra, tema tunneb mind, ma ei pea nii-öelda nagu hoidma ennast kogu aeg üleval. Kui ma ütlen midagi veits naljakamat või veits jämedamat, veits mustema huumoriga, siis nemad teavad ja tunnevad mind ja nende jaoks see on naljakas. Aga kuna mul on väga suur audience, siis kõigi jaoks ei pruugi teatud asjad olla naljakad. Seega ma jätan need enda teada. Seega kas või selle näite põhjal. Ma arvan, et te ei tunne mind piisavalt, et teha minu kohta järeldusi lihtsalt ühest minu tegevusest. Ma tegin endale ühe kasutaja kuhugi ja juba inimesed ütlevad, et ma olen see. Aga kust sa tead? Mul on oma põhjused, miks ma teen mingeid asju. Ma arvan, et ma ei pea põhjendama, miks ma mingeid asju teen. Võib-olla see ongi tegelikult minu miinus, et ma mitte kunagi ei põhjenda asju lõpuni välja. Et ma respekteerin teiste inimeste arvamusi. Kui kellegi on teine arvamus, ma ei lähe enda arvamust peale suruma. Ma saan aru, et inimestel on erinevad põhimõtted. Ma ei ole mitte kunagi öelnud, et palun mõelge nii nagu mina. Ma olen nüüd väga palju pläkutanud siin, et olge muhedad ja... Davai, tšau.